Ja tere kõigile! Täna oleme tulnud siia Põlvamaale Moostesse. Nimelt üks metsamees leidis ühe väga toreda kasepuu, mille peal kasvab lausa 11 pässikut. Ja see video ongi ajendatud sellest, et väga palju on meie tšaaga kasvatuskoolitustel küsitud, et kui palju oleks optimaalne ühele puule pässikuid kasvama panna läbi tüüblite. Ja kui ma olen seda teemat oma õppejõuga Belgias arutanud, siis lähtub ka tema ikkagi sellest, et arvestama peaks, et mismoodi ta siis looduses loomulikult ühe puu peal levimas on. Ja kui nüüd seda isendit, mis ma teile kohe näitan, hakata siin need pässikuid lugema, siis siin on lausa 11 pässikut ühe kasepuu peal kasvamas. Puu on igati elujõuline, aga veenduge selles ise. Ja oleme ka õpetanud, et pässikud võiks istutada siis alates siis circa põlve kõrguselt 50-60 sentimeetrit, aga selle puu juures algab pässiku kasv lausa maapinnalt juba selline 10 sentimeetri kõrguselt. Et kui siit nüüd hakata lugema, siis siin on 1, 2, siit ajab ühe väikse veel välja, 3, 4, siis põlve kõrgusel on veel 5, siis teisel pool põlve kõrgusel on veel 6, siis kui me siit veel kõrgemale lähme, siis rinna kõrgusel on 7, 8, 9, 10 ja siin täitsa üleval ütleme, et üks 3 meetri kõrgusel on siis 11. Et kui nüüd puu vanust vaadata või oletada, et kui vana see puu võib olla, siis tegu tema diameetrit arvestades ja selle metsa kasvu boniteeti võib olla circa 50-aastase kasega. Et kui kaua need pässikud siin peal on eksisteerinud, no minu arvamus on see, et circa 40 aastat nad võivad küll olla siin juba toimetanud. Sest teada on see, et silmaga üleüldse hakata sellist mügarikku nägema, läheb siis eosest sellise mügariku tekkeni või üldse, et oleks silmaga tuvastatav circa siis 7-13 aastat looduses. Ehk kokku siin kilodes on selle puu peal 11 pässiku peale laias laastus selline 4 kilo hetkel. Et kasvab ta jõudsasti edasi, et kui ühel hetkel peremees 20-30 aasta pärast selle puu maha võtab, kui see on öelda raieküps, kui tal on see tahtmine, siis ma arvan, et tal on võimalik siit siis pässiku saaki saada laias laastus selline 12 kilo või midagi sellist. Et puu on igati elujõuline, kasvab ta täpselt samamoodi edasi, nagu tal kõik kõrval olevad puud. Ja siit saabki sellise looduse keskmise või looduse oma näite, et kui palju oleks mõistlik ühele puule panna, nii nagu me koolitustel oleme rääkinud, et ühele puule võiks paigaldada pässikuid, siis sõltuvalt küll diameetrist selline 4-7 pässikut, siis ma arvan, et see ongi selline väga optimaalne arv selliste võimsamate isendite puhul. No siin on diameeter, rinnas diameeter on laias laastus 35 sentimeetrit. Võibki siis võib-olla paigaldada ka 8 ja 9 tüüblit, aga mitte rohkem. Rohkem ei ole tarvis. Et kui te leiate veel ka enda metsas selliseid põnevaid leide, kus on palju pässikud või kus on mõned väga suured pässikud kasepuu küljes, siis võite meile alati märku anda, tuleme vaatame üle, teeme statistikat, mis Eesti metsades toimub ja saame ka ise jälle natukene targemaks. Mina tänan!